Shalom Yatere. Mistule pahe, kui kuulete sõnu kaetud laud. Tavaliselt, et laud on söögiks valmis. Ka hebra keeles viib see kõlada nii. Kuid juutide seas on Shulchan Aruch, kaetud laud, nimi, millest sai termin ja pealkiri juudi seaduste pühikoodeksi raamatutele. Kuidas seaduste alusraamat sai nimeks kaetud laud? Selle nädala peatuk algab Jumala kasvuga Moosesele Sinaimaal, kohe pärast Toora andmist. Õpeta rahvale seadusi ja käske. Kuid selle käsku väljendus Tooras on, need on seadused, mis sa pead panema nende ette. Ei ole öeldud, et õpeta, ütle ja käse, vaid on, et pane nende ette. Tõlgendus on, et pane nende ette nagu kaetud laud, mis on sõõmiseks valmis. See tähendab, et õpeta neid seni, kuni nad mõistavad hästi seaduste põhjuseid. Juudiusu üks aluseid on ühelt poolt võtta vastu tingimusteta Jumala käske, kuid samas ühendada need käsud ka inimesega, et nad oleksid nagu kaetud laud, mis on talle maitsev ja arusaadav. Sellepärast on käskuda täitmine üle rõõmustamine õnnelik usk. Teisisõnu on oluline teha seda, mis vaja, kuid veelgi olulisem on tahta teha seda, mis vaja. Nagu kuulus juudi vanasõna ütleb, miks teha hirmuga, kui saab teha armastusega. Shalom ובהצלחה.